Päev on teil päris pikk olnud, üritan jääda nii võimalikult lihtsaks oma jutuga ja võib-olla isegi mõneti võtaks seda tänast päeva kokku ja võib-olla sellise isaliku hoolitsusena oma üliõpilaste eest tahaksin ka mõnda asja võib-olla siis jälle järgi aidata, mis võib-olla jäi üliõpilase jutust natukene poolikuks ja kuhu tahaksin kaasa rääkida, nii et üritan olla üsna lihtne ja selliste keeruliste väljendusteta. Minu nime te juba näete ekraanil, Aivar Salt ma olen, selles majas õpetan erinevaid ehituse distsipliine, mis puudutavad ehitamist ja võib-olla ajaloost nii palju, et sellel aastal ma olen enda jaoks välja suutnud mõelda, et mille pärast ma üleüldse olen sattunud kogu selle pimmitamise poole peale, et ettevõte, kuhu mina asusin tööle täna juba 11 aastat tagasi, siis enda üllatuseks avastasin ka, et kõik asju seal joonistati juba mudelites. Ja tegemist oli ehitusettevõttega. Ja sealtmaalt alates võib rääkida, et üsna levinud praktika oli visuaalne kommunikatsioon. Ja põhirõhk oligi erinevatel kolmemõõtmelistel mudelitel, mis siis oli tehtud peaasjalikult betoonkonstruktsioonide tarbeks, ehitamise tarbeks. Ja meie majasiseselt oli ütlus, et kõigepealt ehitan maja valmis, digitaalselt, siis saan aru, mida teen, kui on seal mingid hädad, mured, leian need ülesse. Täna kõlab see justkui reklaamlause ja ma arvan, et päris paljudel tarkvaramüüjatel on see ka vähemalt üks lõuganitest. Nii et küllap see on see loogiline lugu, kuidas ma olen sattunud üldse selle mudeldamise juurde, et see sai kunagi siis alguse sellest, et töötasin betoonitööde ettevõttes, kus me joonistasime maja mudelit lihtsalt valmis, mis puudutas monoliitset raudbetooni. Täna siin majas siis me ajame ka sellist üleüldist maailma kütmisasja, ehk siis oleme loonud siia ehitusteaduskonna juurde digitaalehituse labori, mille ühte siis selle suvist tööd te ka mõni hetk tagasi nägite, Kristo Rämson teile rääkis, et siis digitaalehituse laboris me tegelikult katsetame, proovime läbi variandid, mida on lubatud, vaatame, kas need ka töötavad. Tänaseks on õnneks ring ka läinud päris laiaks, keda me saame kasutada oma abiliste konsultantidena. Need kõike maailma tarkust meil siin majas koos ei ole, aga õnneks saab täna juba öelda, et kui läheb tarvis, siis selle siia leiame. Nii et digitaalehituse labor meil on ka siis siin majas olemas ja seal siis aktiivselt toimetame ja katsetame variante. Et võib-olla nii palju veel Kristo töö kohta, et me tegelikult olime kõik väga huvitatud, et kuivõrd hästi siis töötavad välja reklaamitud lahendused ja kas siis tõesti me saame liiguta mudelitega edasi ja seal juures ka siis võimalik kitsaskohti kaardistada, mis siis oleks tegelikult puhtalt, miks mitte ka teie tulevaseks hüvanguks ja kui teil tarvis peaks abi minema, siis saate selliseid asju siit meie juurest alati küsida. Aga tänase jutu teema, millest ma tulin siia rääkima, oleks siis lihtsalt, et mis on ja millega tegeleb Building Smart. Paaril eelmisel aastal oleme siin ka käinud rääkimas meie kooli nimel ja oleme toonud siis üheks eesmärgiks seda, et me ühel päeval kuulume organisatsiooni või vähemalt saame tarkust organisatsioonist Building Smart. Täna võib rääkida, et me oleme sellele suhteliselt lähedal ja tundub, et tarkust oleks sealt võtta küll. Nii et võib isegi öelda, et see võiks olla meie jaoks selline esimene väike vahefinis, kuhu me oleme jõudnud, et meil on kontakt saavutatud selle organisatsiooniga ja nüüd võiks isegi öelda nii, et päris palju selle organisatsiooni Eesti saatusest, miks mitte sõltub ka paljuski teist, kes siin saalis istute. Et vaevalt see saab olla üks kuiv akadeemiline organisatsioon, see pigem saab toimida sellisel ettevõtluse aktiivsel osalusel, teiepoolsetel muredel, küsimustel ja võib-olla siis alustuseks saab lihtsalt initsiatiivina üles näidata need erinevaid võimalusi, millega täna on tegelenud siis Building Smart. Alguseks võib-olla selline üleüldine sissejuhatus, et ma arvan, et siin minu selja taga on hetkel slaid, mille erinevad variatsioone te olete tegelikult täna terve päeva jooksul näinud. Ehk siis hakkame kuskilt algusest pihta oma hoone projekteerimisega ja jõuame lõpuks siis üleandmiseni välja, kui me räägime siin ehitusest. Ja loomulikult kogu selle protsessi vältel me ju räägime andmevoost ja lisainfost, mida me kõik see aeg lisame sellesse projekti. Aga õnnetuseks võiks kindlasti öelda, et kui me oleme ühel hetkel jõudnud finišisse, siis meil on tõenäoliselt rõõm nii suur sellest tehtud tööst ja vabanemiskoormus nii suur, et me unustame anda olulist tagasisidet kõigele sellele, et mis tarkuse me nüüd sellest projektist õppisime.
Ma arvan, et kätt südamele pannes me enamused vist võime niimoodi tunnistada, et oli väga hea õppetund, aga pärast hakkad meenutama, mis see nüüd oli, siis meelest ei ole. Nii et võib-olla ka selline, siinkohal ka nüüd puhtalt laiapõhjalisest kogemusest võiks väita, et on Building Smart ju kogunud kokku selliseid erinevaid praktikaid ja sealt siis tulenevalt on antud soovitusi ja tulenevalt sellest siis sünnivad ka erinevad nõuded. Organisatsioonist iseenesest nii palju, et tegemist üsna üsna eaka ettevõtmisega juba, et siis aastast 1995 on ta Ameerikas ilmavalgust näinud ja 12 ettevõtet on ta algselt ka loonud. Ja eesmärk oli siis kasumit mitte taotleda ja eesmärgiks tarkvarade omavahelise ühistoimimise saavutamine. Kõik see, mida me täna siin räägime, siis interoperability või lihtsalt eesti keeles koos toimivusena. Väga pikalt sellel slaidil ei peatu, siin on selline üldine struktuur, kus siis kõige ladvas on siis rahvusvaheline konsul otsetõlkes, järgnev tase on juba täiteviiv võim, kus siis on erinevate peatükkide esindajad, siin ka täna juba Tomi poolt räägitud Nordic Chapter seal osaleb, ja nüüd kui allapoole tulla päris ekraani serva, siis siin on need erinevad valdkonnad, millega tegeletakse. Ehk siis need ongi nüüd juba konkreetsed tööpeatükid. Hüppan edasi kohe järgmisele slaidile, et logod, mida te täna olete siin näinud, on selline neljast sõõrikust koosnev selline sümbol, see siis tegelikult ongi nüüd koos toimivuse ja ka Building Smarti kaubamärk, kui te seda kuskil näete, siis teate, aga et lisaks siis 3 põhilist tegevussuunda, millega täna tegeleb Building Smart ja kõigile nendele suunale sellest püramiidist te näete ka juba valmis töötatud standardid. Mina oma infol põhinen täna kevadisel ühel ettevõtmisel, mida me siin Eestis tegime, et samad standardid pärinevad sellest ajast ja sellest seisust. Nii et siis tegeletakse terminoloogiaga, terminitega, protsessidega ja siis andmevahetusega. Ja siit te saate siis aimu, et kellel juba kohe on huvi, et siis millised on need tänased standardid selle info täpsustamiseks. Nüüd siis andmemudel või siis täna väga palju räägitud IFC. See on nüüd konkreetne arendus Building Smarti poolt. Eesmärk on siis avatud faili formaat, ehk siis, et me ei ole mitte ühegi konkreetse tarkvara kesksed, aga et tarkvara võimaldaks välja töötada või siis ütleme originaaltarkvarast oleks meil võimalik välja tuua avatud formaadi mudelid. Et see nõue on küll, et kui tarkvarale on antud IFC poolt heakskiit ja nüüd tänase päeva seis on see, et kõige viimane versioon 2x4 IFC-st on küll välja töötatud ja selle kallal on kõvasti tööd teinud arendajad, aga tänased tarkvarad põhiliselt toimetavad, ütleme siis BIM-tarkvarad toimetavad ikkagi versiooni 2x3 peal. Kuna lihtsalt selle asja, ütleme siis, erinevad tarkvaraplatvormid saavad selles kõige paremini hakkama, et paljudel puudub ka veel tegelikult täna 2x4 tugi. Aga nagu lubasin, väga tehniliseks selle jutuga minna ei tohi. Teiseks suunaks oli siis Data Dictionary, võiks tõlkida ka eesti keeles andmete sõnastik või rahvusvaheline raamistik, mis siis defineerivad ehitusinformatsiooni. Et kohe on mõned slaidid ka selle kohta, et vast see teeb seda juttu vähe selgemaks. Ja lisaks nüüd kõik see olulisem asi, mulle meeldib küll alati niimoodi kõige vormi kasutada, võib-olla pole see kõige õigem, aga et siis protsessid, ma arvan, et need 2 esimest justkui hakkavad vaikselt looma, aga tervikuna nüüd protsessid, vähemalt meie väikses koduvabariigis, sellega on meil veel tükk puremist, enne kui me ikkagi oskaksime siseneda või õigemini läbi viia ühte korrektset BIM-protsessi, kas või meie eelkõneleja jutt on tegelikult üks näide sellest, et ma teen ju midagi, kasutan oma valdkonnas, võtan maksimumi kõik, mis sealt võtta on, ja kui see jääbki ainult minu eralõbuks, siis tegelikult me seda efekti sealt tervikuna ei näe. Samas, kui ehitusprotsess tervikuna on meil killustatud, siis on lihtsalt võib-olla suur küsimus, et kes seda efekti üldse näha oskakski sealt. Et ainult tellijate otsa vaadata saame. Aga hästi. Kindlasti ka tänastel slaididel juba läbi käinud selline üldine põhimõte, et Building Smarti eesmärk on siis kommunikeerida ehk siis erinevat ehitusinformatsiooni viia osapooltele, nendele võimalikult arusaadavas keeles
ja siis selleks on juba eelpool nimetatud avatud failiformaadid. Samamoodi ka XML siis on üks Building Smarti avatud failiformaatidest. Milleks me üleüldse siis võiksime vajada veel avatud failiformaati? Täna oleme rääkinud väga palju sellest, et meil on kasutatud, et me kasutame avatud failiformaati nüüd protsessis suhtluseks, aga tegelikult me peame küsima ka paratamatult ühel hetkel küsimuse, et mis saab täna enne aasta pärast, ehk siis, et kas täna 10 aasta pärast on meil ka selle versiooniga midagi teha, sest päris paljudel juhtudel ma arvan, et kes puutub kokku projekteerimistarkvaradega, te teate, et 5 aasta pärast juhtub võib-olla midagi sellist, et jääte juba jänni. Ehk siis, et ka selle jaoks peab olema rohi, et täna näiteks 10 või 15 või 20 aasta pärast, nii nagu me läheme riigiarhiivi või linnaarhiivi, otsime üles joonised ja saame ikkagi infot vaadata, mis tehti 50 aastat tagasi. Et tuleb küsida, et mis siis on meil selles osas olemas selleks, et täna tõesti 50 aasta pärast me saaksime seda infot vaadata. Nii et ka seda poolt tegelikult peab toetama ja toetab siis avatud formaatide kasutamine. Esimeses reas tegelikult on mul ka see ausam konkurents ära toodud, et eks see argument pigem on see, et ka meie poole on pöördutud küsimusega, et kas me teame kedagi, kes projekteerib Teklas või näiteks Revitis, ja tullakse küsima meilt konkreetset siis töötegijat, kas siis konstruktorina või arhitektina. Et siis me tahaksime ikkagi suunata kõiki jutu sellele, et me peaksime liikuma nii, et me ei pea üldse vaatama, mis tarkvara mingil põhjusel üks või teine osapool kasutab, nii kaua, kui ta toetab avatud formaati, me saame koos teha. Et alumine mullirida siin siis tegelikult iseloomustab need erinevaid protsesse, erinevaid toiminguid, mida me teeme ja lihtsalt iseloomustagu siis ajateljel see need erinevad mullid, need erinevaid toiminguid, mis siis tegelikult peaksid lõpptulemusena koos toimima ja üksteise vahel infovahetust võimaldama. Selline Norra kolleegilt pärit slaid, kus võib-olla lihtsalt öeldes siis niimoodi, et IFC-ga me leiame siis arvutite vahel ühise keele. Võiks ju niimoodi öelda, et IFC muudab siis arvutite keele teineteisele mõistetavaks ja IFT abil siis me anname ka siis sellele keelele sisu. Ehk siis, et andmesõnastikud ja standardiseeritud terminoloogia. Üks oluline asi, ma nüüd läksin juba järgmisele slaidile, aga üks oluline asi kindlasti on see, et nüüd kui me räägime informatsiooni vahetusest või siis sellest lühendist IDM, siis tõenäoliselt on see, mis tegelikult paneb tööle juba organisatsioonid. Ehk siis, et kui me peame ja standardiseerime protsessi, anname ikkagi protsessile kondikava ette, kuidas me võiksime loogiliselt liikuda, siis seal me räägime juba mitte ainult riistvaradest või üksikutest spetsialistidest, vaid pigem, et kuidas me tervikuna kogu protsessis tööd teha saame. Aga et siis andmesõnastikust, ärge võtke seda hetkel, kui maailm on täiuslikku tõde, aga asi, milleni me varem või hiljem peame jõudma, kui me hakkame väga täpselt laskume projekti detailsusastmesse, nii nagu eespool kõnelejad ka rääksid, olgu see ACOS-e nimetatud level of detail, mis on siis Ameerika terminoloogia, meil on siin terminid, meil kahjuks Eestis tegelikult täna veel termineid ei ole, aga et siis selles osas me peame jõudma ka ühtsetele arusaamistele, et kuidas me kirjeldame ühte infot ja üleüldse, kui palju, mida ja mis kujul. Nii et siin üks näide ühest üldisest uksest. Me oleme öelnud, et me tahaksime siin näiteks 8 omadust kirjeldada, mida me peame näiteks oluliseks hiljem haldusfaasis ja seejärel me lisame nüüd konkreetselt juba selle ühe elemendi parameetrid ja tulemusena saame siis lõpliku ukse info. Et olgu see siis lihtsalt üks näide sellest, et mida me selle andmesõnastikuga võiksime saavutada. See kehtib hetkel ukse puhul, aga nüüd kujutades ette hoonet, siis see rivi ja rida on päris pikk. Aga täna siis selles osas samamoodi Building Smarti poolt on juba välja töötatud esmased, või ütleme mitte esmased, vaid juba tegelikult ka standardid, et saab sealt eeskuju võtta. Kus me siis Eestis hetkel asume? Sellel kevadel me korraldasime siin koostöös Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga, õigemini olime nende ruumides, korraldasime sellise ühte seminari, kus siis ka Building Smarti Põhjamaade esindajad olid meil kohal jagamas oma kogemusi ja nende hinnangul me oleme väga heas positsioonis
ühe väikse asja tõttu, mida me tõenäoliselt igapäevases elus ei taipa ja ei näe, et meil on tegelikult riigi poolt loodud päris hea süsteem, kuhu me tervikuna saame ühel hetkel istutada sisse kõik võimaliku digitaalse info, mis on suhteliselt hästi turvatud ja hiljem siis ka autoriseerimise ehk siis meie mõistes ID-kaartidega saame väga hästi selle ligi. Ehk siis, et meil on selline moodustis, mille nimi on XD, ehk siis kõik meie digitaalsed teenused selle ümber istuvad. Nii et võiks öelda, et läbi sellise kanali on loodud selline oluline taristu siis ka elektroonse info hoidmiseks ja erinevate päringute tegemiseks. Niimoodi saab öelda, et aastast siis 2012 kevadest saame ennast nimetada ka vaatlejateks selles organisatsioonis, et meil on ikkagi ligipääs nende tegemistele, koosistumistele ja peab ütlema, et tänaseks on sellest tekkinud ka päris palju kasu, ehk siis, et see kasu on algfaasis, aga ma tahaks siiralt loota, et täna, kuid ma loendama hetkel ei hakka, aga ütleme nii, et siis järgmiseks kevadeks, et võiks olla meil olemas ka selline eestistatud versioon GoBIM 2012. Kirjatükid me oleme läbi vaadanud, tegemist suhteliselt selliste kosmopoliitsete üllitistega, ehk siis, et me peame tegema seal mõningal määral eestistamisi ja kas või näiteks projekti staadiumeid korrigeerima meile vastavamaks ja sobivamaks. Aga et tahaks jah loota, et me järgmine kevad oleme seal maal, et te saate siis juba tutvuda GoBIM-i erinevate köidetega. Et üritakse sellise ka üldise juhendmaterjalina välja anda ja võib-olla vastus sellele küsimusele, et kuidas me üleüldse saaksime teadlikkust tõsta erinevates tasandites, ega meil muud varianti ei ole. Tuleb hakata kuskilt otsast koolitama ja vaevalt me saaksime panna kõike koormat projekteerijate peale, et olge head projekteerige, küll ühel hetkel hakatakse kasutama, aga siis me jõuame probleemi, et aga kus siis tellija teada saab, kus siis ehitaja teada saab, nii et selliste juhendmaterjalide ja samamoodi ka koolituste näol tegelikult me oleme siis selles seisus, kus me üritame seda poolt toetada. Tänavu enam ühte üritust ei reklaami, aga pean rõõmuga tõdema, et järgmiseks nädalaks siia majja plaanitud ehitusjuhtide koolitus on kenasti täitunud ja huvi ka ehitusjuhtide poolt on olemas. Nii et sellel aastal oleme siis teinud erinevaid täienduskoolitusi koostöös Tehnikaülikooliga just nimelt, et BIM valdkonnas, seoses BIM-iga ja erinevatel valdkondadele, et oleme siin ära teinud projekteerijatele, täppisandmete koolituse, oleme energiatõhususe koolituse teinud ära arhitektidele, ehitusjuhtidele oleme teinud koolituse ära ja ma pean tunnistama siira hea meelega, et ehitusjuhid võtavad selle poole ikkagi väga hästi omaks. Ja võib-olla Laurile selline, ütleme, ma avaldan selles mõttes tunnustust, et üritasid murda või siis tungida sisse ehitajate hingeellu, aga tegelikult meie kogemus on see, et ei olnud väga keeruline. Pigem oli probleem selles, et ühe koolitusel osaleja tagasiside oli selline, et mulle pandi ka arvutisse näiteks Tekla BIM-sait ja öeldi, et mudelid on olemas, võta vaata. Aga usute või ei, aga see variant ei tööta. Me oleme seda nüüd juba kõrvalt näinud, pigem vajab üks spetsialist võib-olla tunnikene, natukene käehoidmist ehk siis sellise väikse õpetuse näol ja pealt seda ta juba saab nende mudelitega ise kenasti ringi käia. Et selline üks kiire kogemus, aga see jutt läks mul nüüd pikaks sellepärast, et tahan öelda, et me üritame pakkuda siit kooli poolt igal juhul ka sellist tuge ja koolitust ja ei taha, et see jumala eest jääks selliseks kuivaks kooli teadmiseks. Nii et siin juures ootan igal juhul ka teie võimalikku tagasisidet, kes seal koolitustel ka käinud on. Kevadel toimunud ürituse kohta, kellel on infot, te leiate seda meie kodulehelt ja seal ei ole selline staatiline tekst, vaid et oleme päris kenasti elavalt selle jutu võtnud üles linti, nii et seal on ka isegi üks konkreetne ettekanne võimalikust kulu mõõtmisest, kulu ja tulu mõõtmisest ja siis BIM-i kasumlikkusest. Et ma arvan, et see on nüüd selline teema, mis kõiki esimesel hetkel huvitab. Ma arvan, et see oli minu poolt viimane slaid. Ma ütlen teile tänan kuulamast, nagu lubasin, jäin hästi selliseks üldsõnaliseks ja kui teil on nüüd hetkel mingisuguseid küsimusi, vastan neile hea meelega. Palun. Ei ole küsimusi. Palun. Soovisin võib-olla natukene selle koha pealt just öelda, et ma osalesin ka ühel sellisel koolitusel
ja siis, kui nähes just see 5D mõõdet, küll seal räägiti sellisest tarkvarast, ja see 5D mõõde tekitas sellise teadmise, et sõltub nüüd inimesest, et milleks ta seda kasutab. Et nii kui medalil on 2 poolt, et seda võib kasutada ka mitte, ütleme, ühise huvide eesmärgiks, projekti juhtimises on võimalik kasutada seda nii-öelda rahavoogude suunamiseks ühte kindlasse kohta. Et võib-olla see on niisugune nagu kommentaar või, et kunagi, kui eelmise sajandi algusel Einstein relatiivsusteooria nii-öelda avastas ja 1945. aastal kirjutas kirju, et jumala eest, et mitte aatompomme teha. Andrei Sahavar oli vesinikupommi töörühmas ja elu lõpuni töötas selle vastu, ehk et kui selline võimas avatud süsteem, nagu seda BIM ja Link Construction filosoofia võimaldavad, siis kui see satub nii-öelda nagu parimas action filmis valedesse kätesse, siis on võimalik seda ka kõige selle kahjuks pöörata. Et kas oskad selle koha pealt natukene julgustada, hirme maha võtta või öelda, et lihtsalt võib-olla see ongi nii, et kõik head asjad ühel hetkel tuleb hakata oluliselt suuremaid ressursse nende päästmiseks ja säilitamiseks kulutama. Ma lubasin küll mitte väga keeruliseks ma jutuga minna, aga sa jõudsid juba eelmise sajandi algusesse, et hästi, ma siis üritan ka midagi improviseerida. Ma arvan, et kõik asjad, mis on inimene välja mõelnud, samamoodi ta võib ka ära lõhkuda ja mis iganes moel sellel diversiooni akti korraldada. Nii et täna ma julgen väita, et vaevalt me kõiki neid ohtusid näeme, mis sellest avatud protsessist tegelikkuses peitub. Ma arvan, et algselt, kui hakati kunagi üldse ehitama või tellima ehitustööd, et vaevalt keegi mõtles kohe, et ma hakkan vigurdama protsessis ja ma ei tee sulle seda maja. Ma ei usu. Ilmselt see kujunes lihtsalt evolutsiooniliselt nii, et mis iganes olid need põhjused, siis hakati ühel hetkel üksteisele niinimetatud käkki keerama. Nii et ma täna ütlen tõesti, et mina olen veel hetkel piisavalt lühinägelik, võib-olla on see minu õnn või õnnetus hoopis, aga et liigume lihtsalt selle evolutsiooniga edasi ja vaatame, mis saab. Sest hetkel, kas see nüüd rõõmustab või mitte, aga me ei räägi ka sellest, et me oleme 100% ja täielikult üle läinud kogu BIM-tehnoloogiale. Nii et ma jään oma vastuses üsna selliseks lahtiseks. Palun, kas on veel küsimusi? Palun. I could comment that on English. We have several sort of delicate projects. For example, the president's castle, what is it called in English? The house for the president, the Finnish parliament, and similar projects, which are totally done with BIM. But some parts are a little bit stupid. So those parts that sort of contain delicate information, they are a bit lower level. They don't have all that information which could be in other parts, included in the other parts. So it's possible to do that also in those type of projects to use BIM. Said sa vastuse? Okei. Nii, kas on veel küsimusi või kommentaare? Kui ei, siis ma annaksin nüüd sõna. Aitäh sulle, Aivar. Annan sõna Ergole ja olles viimased mehed, me püüame jääda ajakavasse ja oleme siis nii nagu teisedki napisõnalised.